Maailm soojeneb ja Arktika veed muutuvad läbipääsetavamaks kui kunagi varem. Venemaa haistab võimalust. Venemaa tahab saata laevu ja allveelaevu Arktikasse, et rajada laevateid ja näidata oma sõjalist jõudu kõigile, kes julgevad Venemaa ülemvõimu kahtluse alla seada. Aga Ühendkuningriigil on selle kohta midagi öelda. Venemaa hübriidsõja ohver olnud Ühendkuningriik, kelle vetes veedavad nii varilaevastik kui ka spioonilaevad rohkem aega kui Venemaa vetes, saadab Venemaale suure üllatuse. Hiiglaslik lennukikandja on teel Arktikasse. Venemaa allveelaevad on just saanud hoiatuse. HMS Prince of Wales on saadetud Arktika vetesse, mis tähistab Ühendkuningriigi poolset pingete tõusu, kui otsitakse viise, kuidas toime tulla kasvava Venemaa ohuga põhjas. See on uue kaugpõhjarinde avanemine. NATO peab nüüd leidma viise, kuidas tuvastada ja tõrjuda kasvavat Venemaa ohtu Arktikas, samal ajal kui Ühendkuningriigi ametnikud süüdistavad Venemaad veealuste operatsioonide algatamises, mille eesmärk on sihtida veealust taristut, nagu näiteks kommunikatsioonikaableid. Venemaa üritab NATOt ootamatult tabada. Venemaa soovib saada eelise tulevases sõjas, kasutades ära kaost mujal maailmas, et saata laevu ja allveelaevu kõige tundlikumatesse Arktika vetesse. HMS Prince of Walesiga saab Ühendkuningriigis takistus Putini ambitsioonidele. Aga enne kui me uurime seda laeva ja miks see valiti, peame süvenema Arktika probleemi ja sellesse, kuidas see on arenenud selleni, et Ühendkuningriik peab mereväe saatmist vajalikuks. Kõigepealt suundume Bear Capi, väikesesse Põhja-Jäämere lõiku. See veekoridor on muutunud Venemaa jaoks keskseks fookuseks, kuna nad püüavad Arktika piirkonnas domineerimist kehtestada. Peaaegu 350 meremiili pikkune Karude vahe kulgeb Põhja-Neeme, mis asub Norra mandri kohal ja Svalbardi saarestiku lõunapoolseima tipu vahel. Venemaa jaoks tähendab kontroll Karude vahe üle lihtsamat ligipääsu nende allveelaevadele Norra merre, kus neid allveelaevu on nendes vetes keeruliste akustiliste tingimuste tõttu raskem tuvastada. Kui Venemaa suudab allveelaevad sinna merre hiilida, siis on Põhjamaadel, Balti riikidel ja Ühendkuningriigil kõigil sama probleem. Venemaa saab oma allveelaevad raketilaske kaugusesse. Ja kui need allveelaevad on varustatud hüperhelikiirusega rakettidega, mis suudavad läbida 1500 kilomeetrit või rohkem, siis on see probleem, millele ei taha isegi mõelda. Aga samal ajal tuleb sellele vastu astuda. Karude vahe on vaid sümptom palju laiemast probleemist, millega Euroopa NATO peab silmitsi seisma. Arktika tervikuna on kiiresti muutunud üheks kõige vaidlustatumaks piirkonnaks maailmas, kuna sulav jää avab uusi laevateid ja võimalusi sõjalisteks operatsioonideks põhjavetes. Venemaal, USA'l, Kanadal, Norrat, Islandil ja Taanil on kõigil huvid Arktikas, kuna nende territooriumid ümbritsevad seda ookeani. Ja Venemaa jaoks on jäämeri võtmetähtsusega Putini tulevikuplaanides. Aastaid on Venemaa taastanud Arktika baase ja tugevdanud oma põhjaflotti. NATO on püüdnud vastata samaga, kusjuures Ühendkuningriik on olnud võtmerollis. Tal ei pruugi olla otsest huvi Arktika laevateede vastu, kuid Ühendkuningriik satub ohtu, kui Venemaa kontrollib Karude vahet. See on üks põhjus, miks Ühendkuningriigi suurim lennukikandja on saadetud põhjavetele. See on samuti üks tegur, miks Ühendkuningriik otsustas kahekordistada Norras paiknevate vägede arvu ajavahemikus praegusest kuni 2029 aastani. Venemaa on Arktikas ohuks. Ühendkuningriik ja Euroopa NATO võtavad seda ohtu väga tõsiselt. Võib-olla ütles Norra kaitseminister Thor Sandvik selle kõige paremini juunis, kui ta ütles: see on kodumaa kaitse Ühendkuningriigile. Kui Putin saab kontrolli Skandinaavia põhjaosa üle, kui ta suudab kontrollida Bear Capi, on see otsene oht Ühendkuningriigile. Diplomaatia ei toimis selles olukorras. Venemaa näeb Arktika piirkonda ja eriti Põhjamere laevateed ehk NSR-i, mis jää sulamise tõttu avaneb, kui oma tulevase majandusarengu keskpunkti. Taylor and Francis selgitavad, miks. Lisaks võimalusele vedada kaupu läbi NSR-i näeb Venemaa, mida Arktika tegelikult pakub. Nafta ja gaasi leidub nende vete all rohkesti, kusjuures 75% Gideoni ja Jamali poolsaartel asuvatest varudest on veel kasutamata. Venemaa tahab olla see riik, kes need varud kasutusele võtab. Samuti soovib Venemaa saada kontrolli haruldaste muldmetallide üle Venemaa Arktika vetes, mis moodustavad 2/3 selle tüüpi ressurssidest, mis Venemaal on. Ja kuigi tehnoloogilised piirangud ning lääne sanktsioonid pärast Ukraina sõda on takistanud Venemaad tema Arktika ülemvõimu plaanides, pole need plaanid kuhugi kadunud.
Venemaa ootab oma hetke, kuni saabub aeg, mil ta saab hakata püüdlema kontrolli poole nende vete üle, mis omakorda võimaldab tal ohustada Põhja-Euroopat ja Ühendkuningriiki rohkem kui kunagi varem. Senikaua aitavad allveelaevad Venemaal säilitada oma kohalolekut Arktika vetes. 14. märtsi raportis teatas Business Insider, et nad rääkisid NATO ametnikega, kes väidavad, et need allveelaevad on muutunud aktiivsemaks. Üks neist ametnikest, viitseadmiral Rune Andersen, kes on Norra ühendstaabi ülem, ütleb, et Venemaa allveelaevade tegevus Arktika vetes on viimase 2 või 3 aasta jooksul rohkem kui kahekordistunud. See on probleem NATO jaoks. Venemaal on üks maailma suurimaid allveelaevastikke, kus on 64 aktiivset alust. NATO väljakutse seisneb selles, et nende allveelaevade jälgimine muutub raskemaks, kui nad lahkuvad madalamatest vetest ja suunduvad Arktika ookeani sügavustesse. Mitte, et neid ei saaks jälgida, aga probleem tekib siis, kui sa neid ei tuvasta, kui sa neid ei taju, kui sa ei jälgi olukorda. See suureneb eksponentsiaalselt ja kujutab ohtu mitte ainult Euroopale, vaid ka Ameerika Ühendriikidele, ütleb kolonel Martin O'Donnell, kes on Euroopa liitlasvägede ülemjuhatuse pressiesindaja, mis juhib NATO operatsioone selles piirkonnas. Aga rahulolule ei tohi järele anda. Venemaad tuleb jälgida. See on riik, mis on juba alustanud hübriidsõjakampaaniat, mis mõjutab nüüd enamikku NATO-ga liitunud Euroopast. Süütamised, sabotaaž, küberrünnakud ja droonide sissetungid on kõik saanud osaks laiemast destabiliseerimiskampaaniast. Destabiliseerimine on Venemaa eesmärk ning Kaug-Põhjaveed on muutunud eriti haavatavaks, kuna NATO püüab toime tulla sellega, mida Venemaa teeb, samal ajal kui ta üritab Arktikas järele jõuda. Nagu Commodore Richard Hewitt, kes on Ühendkuningriigi lennukikandja löögigrupi ülem ja viibis HMS Prince of Walesi pardal, kui ta rääkis Wall Street Journalile, ütleb: oht pole pärast külma sõja aega kunagi olnud suurem. See võtab kokku põhjuse, miks Ühendkuningriik on just saatnud ühe oma muljetavaldavama sõjalaeva Arktikasse. See sõjalaev on nüüd Venemaa ukse ees ja otsib allveelaevu. Ja holdhullasi on see, et Ühendkuningriigil oli täiesti õigus, kui asi puudutab Venemaa ohtu. HMS Prince of Wales on Juba tegevusse kutsutud. Enne kui me sellesse sügavamalt sukeldume, tuletan meelde, et te vaatate saadet Sõjaväeshow. Kui sa pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg vajutada seda nuppu ja lubada teavitused, et sa ei jääks ilma sellest, mis meil järgmisena tulemas on. HMS Prince of Walesi lähetamine Arktika vetesse ei ole uus areng. Teade lennukikandja löögigrupi lähetamisest Põhja-Atlandile, et katta Arktika territooriumi, tehti veebruari keskel ning Ühendkuningriik nimetas seda piirkondliku julgeoleku oluliseks tugevduseks. See Briti jõudemonstratsioon on veelgi mõjusam, kuna HMS Prince of Walesil baseeruvad F-35 hävituslennukid ja helikopterid. Ühendkuningriigi kaitseministeerium rõhutas seda väga konkreetselt. See otsus tehti selleks, et kaitsta veealust taristut, mida Venemaa oma allveelaevade ja luurelaevadega sihib, ning heidutada Venemaa agressiooni piirkonnas, mis tõenäoliselt saab tulevikus lahinguväljaks. Ühendkuningriik ei pelga sugugi otse välja öelda, et Venemaa on selle lähetuse otsene põhjus. Ministeeriumi teatel kasvas viimase 2 aasta jooksul kuni 2026 aasta veebruarini 30% võrra nende Vene mereväe laevade arv, mis sisenesid või ohustasid Ühendkuningriigi vetes. Ühendkuningriik märkis ka, et HMS Prince of Wales ja selle löögigrupi osalemine õppustel toimub koos NATO esimese alalise mereväe grupiga, mis tähendab koostööd ühise ekspeditsiooniväe riikidega ning samuti USA ja Kanadaga. Seega ei olnud see lihtsalt Ühendkuningriigi otsus saata oma suurim sõjalaev Putinile sõnumit saatma. See on Ühendkuningriik ja tema liitlased, kes töötavad koos, et tagada, et Putin teaks, ta ei saa Arktikas kõike oma tahtmist mööda ajada. Tulles tagasi selle massiivse sõjalaeva juurde, mille Ühendkuningriik on saatnud Vene allveelaevu jahtima, HMS Prince of Wales on väga muljetavaldav alus. Kuninglik merevägi nimetab seda üheks kõige võimsamaks sõjalaevaks, mis Ühendkuningriigis kunagi ehitatud, ja on lihtne mõista, miks. Olles osa 2 Queen Elizabethi klassi lennukikandjast koosnevast laevastikust, on sellel laeval 280 meetri pikkune lennutekk ning ta suudab merel püsida kuni 45 päeva, enne kui toiduvarusid tuleb täiendada. Koos pardal olevate lennukitega on kogu meeskonna suurus 1600 inimest. 10 000 meremiili tegevusraadiusega saab laev hõlpsasti veeta pikka aega Arktika vetes ringi liikudes. Ja kui rääkida relvadest, siis see pole sõjalaev, millega keegi tahaks tüli norida. Laev ise on varustatud mitme 30 mm minikuulipilduja ja automaatsete väikese kaliibriga relvadega. Phalanx lähiõhutõrjesüsteem pakub õhutõrjekaitset, kusjuures see relv suudab tulistada kuni 4500 lasku minutis. Kuid see, mis teeb HMS Prince of Walesi tõeliselt ohtlikuks Putini Arktika ambitsioonidele, on see, mille jaoks see laev on loodud – lennukite kandmiseks.
laev suudab kanda kuni 36 F-35B Lightning II hävitajat, lisaks 12 Merlin või Tornado helikopterit ja veel 8 Apache kopterit, kokku 56 lennumasinat, mis viiakse Arktika vetesse. Venemaal ei ole midagi, mis sellele ligilähedalegi jõuaks. Ainus lennukikandja, admiral Kuznetsov, võeti sisuliselt teenistusest maha 2025 aasta suvel, kuna see polnud alates 2017 aastast merel käinud, olles sisuliselt lagunemas ja Venemaa ei suuda seda nii palju parandada, et see võiks olla kasutatav mereväe ohuna. Vaatame lähemalt F-35 lennukeid, sest need on kõige muljetavaldavamad relvad, mida HMS Prince of Wales Arktikasse toob. Need F-35D on tohutult olulised, kuna Ühendkuningriigi eesmärk on jälgida Vene laevu ja allveelaevu põhjavetes. Rambilt startides ja suutes hõljuda, et vertikaalselt sõjalaeva tekile maanduda, suudavad need F-35D sihtmärke jälgida varem kui ükski laevadel või Arktika vete lähedastes NATO baasides asuv radar. Need võivad tõusta 30 000 jala kõrgusele, mis annab nähtavuse sadade miilide kaugusele. Ja kui nad lendavad, skaneerivad HMS Prince of Walesi, selle saatelaevade ja kõigi pardal olevate kopterite sisse ehitatud sonaarisüsteemid lainealust ala, otsides allveelaevu ja sarnaseid ohte, nagu mehitamata allveesõidukid. Nii et kui räägime puhtalt laevavõimsusest, annab HMS Prince of Wales Ühendkuningriigile eelise, kui ta tegeleb põhjast lähtuva Vene ohuga. 6. juuli artiklis avaldas Politico, et Ühendkuningriik oli oma laienevate operatsioonide raames tõkestanud Vene lennukki. Tõsi, lennuk on hoopis midagi muud kui allveelaevad, mida HMS Prince of Wales põhjavetes tuvastama on saadetud. Sellegipoolest näitab see vahejuhtum Putinile, et Ühendkuningriik on leebe hoiaku kõrvale heitnud ega tee Venemaaga nalja, kui jutt käib NATO Arktika huvidest. Kõnealune Vene lennuk oli BRF ehk Tu-142 merepatrulli lennuk, mis on tegelenud selliste provokatsioonidega, mis on Venemaa hübriidsõja strateegiale iseloomulikud. BRF lähenes korduvalt HMS Prince of Walesile ja selle lennukikandja lahingugrupile Norra meres, mida on kirjeldatud kui ohtlikku ja ebaprofessionaalset manöövrit, nädal enne Politico raportit. See lennuk viskas ka sonopoid merre Suurbritannia sõjalaeva lähedal. Need poid on natuke nagu veealused mikrofonid, mis aitavad allveelaevade jälgimisel, kuigi pole selge, kas Venemaa hoolis nende tegelikust otstarbest või tahtis lihtsalt HMS Prince of Walesile ninanipsu anda. Mis iganes kavatsus ka polnud, Suurbritannia ei teinud nalja. Iroonilisel kombel veetis BRF liiga palju aega tõelise karu torkimisega ja sai peagi sõnumi. F-35D tõusid õhku HMS Prince of Walesilt 2. juulil ja läksid Vene lennukid kinni püüdma, saates selle viisakalt Briti sõjalaevast kaugele eemale. Väljaandes Politico avaldatud foto näib samuti näitavat, kuidas Ühendkuningriigi F-35D seisavad Vene lennukile vastu. Sõnum saadeti. Ühendkuningriigi suurim sõjalaev asub Arktika vetes ja on valmis oma lennukeid välja saatma, et reageerida kõigile Venemaa võimalikele hirmutamistaktikatele. Aga nüüd, kui HMS Prince of Wales on välja saadetud, on suur küsimus, mis saab edasi? See on keeruline. Üksik lennukikandja, mis saadetakse Arktika vetesse, ei tähenda automaatselt Venemaa ülekaalu murdmist. Oleks rumal nii arvata. Isegi kui lennukikandja liitub suurema NATO juhitud jõuga põhjavetes, ei saa eitada, et nende vete kaitsmisega kaasnevad väljakutsed ainult kasvavad. Me mainisime, et need veed ise muudavad allveelaevade avastamise keeruliseks, eriti kui need allveelaevad lähevad sügavale, kuna vesi on rahutu ja need veed tekitavad akustilisi probleeme. Sulav jää muudab ka vee soolsuskihtide struktuuri, mis mõjutab allveelaevade avastamist ja jälgimist. Talvel tekib veelgi rohkem väljakutseid. Siis muutub enamik Arktika territooriumist nii maal kui vees jäiseks kõrbeks, kus sõduritel on väga raske tegutseda. HMS Prince of Wales aitab neid väljakutseid ületada, olles omamoodi mobiilne baas sõduritele, kes veedavad soojad kuud maal. Eriti Ühendkuningriik seisab silmitsi väljakutsega, et ta ei ole enam see mereväe suurriik, mille poolest teda alati tunti. See ei ole siiski mingil juhul väike tegija, nagu Wall Street Journal märgib. Ühendkuningriigi merevägi on külma sõja ajast alates oluliselt vähenenud. Praegu on neil vaid 2 lennukikandjat, 13 fregatti ja hävitajat, millest igal ajahetkel on aktiivsed vaid 5 ning 10 oma allveelaeva. Kas see on piisavalt suur jõud, et Arktika vetes oma sõjalist jõudu rakendada ja samal ajal tagada Ühendkuningriigile vajalik kaitse kodumaal? See tundub ebatõenäoline. Kuid NATO liikmena on see Ühendkuningriigi jõud osa palju suuremast tervikust. Väljakutseks on tagada, et see tervik säiliks sellisena. Igasugune lõhe nende riikide vahel, kes on seadnud põhjavete kaitse prioriteediks, on midagi, mida Venemaa saab ära kasutada.
rääkides Venemaast, siis ta on oma kavatsused Arktikas väga selgelt välja öelnud ja püüab oma võimekust nii palju kui võimalik kasvatada, et saada põhjavetes domineerivaks jõuks. Käiku lastakse uusi jäämurdjaid, mis on laevad, mis suudavad liikuda läbi jäiste Arktika vette, et muuta varem mainitud NSR-i läbimine lihtsamaks. Ivan Papanin on esimene relvastatud jäämurdja projektist 23550, mis hakkab kuuluma sellesse Arktika laevastikku ja mis võeti kasutusele 2025 aasta septembris. Venemaa eesmärk on, et sellele laevale liituksid võimalikult kiiresti ka teised sama projekti laevad. Kuid Venemaal on ka omad väljakutsed. Sanktsioonid mõjutavad Venemaa laevaehitust, mis tähendab, et jäämurdjate laevastiku valmimine võtab oodatust kauem aega. Juunis nõudis Putin ise, et Venemaa laevaehitajad keskenduksid rohkemate tuumajäämurdjate ehitamisele, kuna Venemaa püüab avada Põhjamere tee. Siin on teatud loogika. Venemaa ei saa saata rohkem laevu Mustale merele, et Ukrainat rünnata. Seega arvab Putin, et Venemaa laevaehitus peaks keskenduma valdkonnale, kus see saab mõju avaldada. Sellised korraldused teevad Suurbritanniale ja tema NATO liitlastele muret. Lisaks sellele laevaehitusele on Venemaa tugevdanud oma sõjalist, transpordi ja energiataristut Arktika piirkonnas. Praeguseks on asi jõudnud sinnamaani, et 18. juuli militaarne artikkel avaldab arvamust, et Venemaa on Arktikas oma sõjalise kohaloleku laiendamisel USA-st mööda läinud. Venemaal on Arktika piirkonnas ka looduslikud eelised, sest tal on 24 000 kilomeetrit Arktika rannajoont ning ta on juba rajanud üle 35 nafta- ja gaasivälja oma kontrollitavates põhjavetes. See annab Venemaale motivatsiooni saada Arktikas domineerivaks jõuks. Vladimir Putin peab neid huve kaitsma lisaks laienemise edendamisele. Üks asi on selles kõiges selge. Arktikast saab järgmine ülemaailmne lahinguväli. See ei tähenda tingimata, et sõda on vältimatu, kuid mida me näeme ja Ühendkuningriigi vägede paigutamine on selle viimaseks tõendiks, on geopoliitiline võitlus varem ligipääsmatute vete pärast. NSR-ist saaks uus marsruut, mis ühendab Atlandi ja Vaikse ookeani, ning Venemaa soovib seda marsruuti võimalikult palju ära kasutada. Venemaa võib selle üle kontrolli saavutamiseks võidelda ja see tähendab, et NATO peab valmis olema. Ühendkuningriik kavatseb olla selle järjekorra eesotsas, kui tuleb Venemaaga Arktikas vastamisi minna. 25. veebruaril hoiatas Kuningliku mereväe esimene merelord kindral Sir Gwyn Jenkins. Praegu meid pannakse proovile Atlandi ookeanil, meie enda tagahoovis. Need on ebastabiilsed ja ohtlikud ajad. Meie ülesanne on kaitsta meie saareriiki. Meie oleme Ühendkuningriigi esimene ja viimane kaitseliin, ütles ta, kutsudes Ühendkuningriiki ühinema teiste Põhja-Euroopa merevägedega, et seista vastu Vene ohule. Allveelaevade rindel pidi Ühendkuningriik tegelema 3 Vene allveelaevaga, mis viisid läbi salajast operatsiooni torujuhtmete ja kaablite juures Ühendkuningriigi põhjavetes, nii et oht on väga reaalne. Oodata ei saa enam. Ühendkuningriik ja tema liitlased ei saa viivitada, sest Venemaa on juba astumas samme, et saavutada ülekaal kaugel põhjas. HMS Prince of Walesi lähetamine on Ühendkuningriigi vastus neile sammudele. Tõenäoliselt saab sellest hiiglaslikust sõjalaevast osa laiemast Arktika strateegiast, mis hakkab järgmiste kuude jooksul välja kujunema. Ülesanne on nüüd lihtne, isegi kui selle täitmine seda pole. Otsida allveelaevu, peatada Venemaa ja kaitsta Arktika veesid. Kuid kui NATO teeb uusi samme nendes jäistes vetes, annab ta samal ajal Putinile selgelt mõista, et on valmis kõigeks, mida ta Euroopas ette võtab. Mandril valmistub NATO sõjaks, mida ta loodab, et kunagi ei tule, kuid mis näib üha enam vältimatu. Idatiiva heidutusalgatus on käimas ning selle osa saab olema ka tehisintellektil põhinev droonide hävitusvõrgustik. Lisateabe saamiseks vaadake meie videot. Kui teile see video meeldis, siis vajutage tellimisnuppu ja pange märguandekell tööle, et näha rohkem meie analüüse Venemaa ja NATO viimaste sammude kohta. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!